No nii, tere taas, hea Eesti discgolfi sõber. Oleme oma kaamerad ja mikrofonid valmis seadnud mäetagusele, et tuua teieni Eesti meistervõistlused discgolfis 2020. 4. võistluspäev, finaalpäev, meeste Open Division ja Chase Card. Mina olen Jako Känd ning minuga aitab seda kommenteerida Eesti karikasarja eredaim täht Tarmo Tammemäe. No tere, Jako. No kuidas sul läheb? No minul läheb hästi, kuidas sul läheb? Väga tore on jälle sinuga siin koos olla ja seda ringi hakata vaatama. Jaa, aga vaatame, kes meil mängivad. No vaatame. Joosep, -11 peale 3 ringi. 5. kohal. Rasmus Metsamaa. Palju tal oli? -8. Miinus oli kindlasti. Enaril oli ka -8, 6-7 koht mõlemal poisil. Ja lõpetab meil Kristo Raik -7 peal. Et see on siis kohad 5-8 hakkavad siis liidrid meil jälitama. Suhteliselt võrdsel tasemel. Ja positsioonil ja, et ütleme, liidrid on päris ees. Mauri, Albert, Silver, et mõlemad on seal ikka -20 ligi. Et esimene rada 129 meetrit, siuke kerge tagakäe haiseri vise ja peaks olema seal kohal ilusti 4-5 meetri peal. No täpselt nii. Täpselt nii see vise käib. Nii see vise käibki. Lihtne on see, ütleme, see discgolfi parkides nagu reegel, et alati algab esimese rajaga ja ongi selline lihtne tagakäe haiseri vise. Et. Jah, eriti kui tuul veel ka paremalt vasakule natukene toetab, et tassib selle kette lõpus sinna korvi juurde. Nii on, et vaatame, mis Enar välja siit võlub, et näed üllatavalt läinud ka tagakäega. No Enaril ei tundu see distants väga muret tekitavat. No, viskab isegi liiga kõvasti selle ja sirgelt. Oi, kase alla. Nii, kes meil on? Rasmus. Noh, nagu näha, et ilm on selline niiske võitu, et käsi on üsna niiske, et vajab kuivatamist. No ma arvan, et terve keha on neil niiske, et siin ikkagi Chase Card ja medalite peale mängimine, et siis... No tegelikult on kõigil ju võimalik veel medalitele tõusta seal. Ah nii. Kõik, kes viimasele päevale peale said, on ikkagi teoreetiliselt löögios. Ja Kristo vist näitabki selle õige, selle viske rahuliku, selle 38% tugevusega hais. Korra vastu posti ka veel. Mõtlesin 3 meetri peal. Ilus algus Kristolt. Kui viskel sellist distantsi on, siis ei muretse väga selle vasakul oleva OB pärast ka. Peab veel ära ütleme ka, et selle video tegi Margit Kurvits, et on teinud selle siis ühe kaameraga, et ärge pange pahaks, kui päris seda, ütleme siis nii, seda ketta lennufaasi lõppu ei näe, et tõenäoliselt on filminud siin meeste selja tagant, et püüame siis kõik olulise kaadritaguse info teieni tuua, et... Noh, siin oli küll lõpuni näha, et kõik on hästi. Ja Rasmus alustab kena siis outside putiga ja esimene pördi olemas. Enar paneb ka sisse. Jah, lihtne 3. Kristol peaks olema täppin pördi. Jah, võtab kuulsa hitiga. Absoluutselt. Ka kena algus. Ja Joosep alustab ka kenasti parriga, et esimene rada ilusti läbitud ja... Noh, vaatame, Joosep veel paneb ära. No, alt tulemused juba näeme, vaata, et siin oli, nimetatakse kollane ruut, valge ruut, et aha, see on parr. Kindel parr. No, Tarmo. No teine rada. Ei või olla. Ei ole just kõige lihtsam. Aga nendele meestele võib olla kindel pöördirada. Ja, et siin on päris erinevaid selliseid viskeliine võimalik nagu välja mõelda, et üks variant on see, et sa viskad lihtsalt otse metsa niimoodi ja proovid sealt läbi. Proovid sealt, jah. Täpselt nii, nagu Rasmus näitas, et... No Kristo tundub, et läheb üle viskama. Jah. Kas sellel viske nimi võib olla Heiser Flip? Kohe vaatame. Noh, ütleme nii, et... Ilus sirge vise. Jah, usund tuleb alla ka veel. Jep, tuleb. Oi. See peaks seal taga OB-s olema, pakun. Ei usu, et ta seda liini läks mängima. Jah, et... No tõusta üles ja saab vist tabab seda õigesse auku, et... Jah, viskad ära ja edasi ei tea, mis seal juhtub. Täpselt nii, et...
Need spotterid on siin päris pisikesed, et kui need lippu üles tõstavad, ega siis pole näha siit mäe alt. Enar tegi väga nii-öelda ilusa joonega. Jaa, nii. Rasmus ongi väga... Ahaa, ta viskas sinna üles nüüd välja. Ta tuli tagasi, vaata. No ju oli siis targem otsus siit tulla, et... Enar, või see Rasmusel 3 viset tehtud ja Kristo mõtleb siit, mida teha, et mulle tundub, et esimene ei olegi HB-s või? Ei ole, jah. Et täpselt selle koha peal, kus on siin metsa vahel auk sees, et saab proovida korvi alla viset. Seda viset ei näinud, kus lõpetas. Aga näed, Joosep ilusti tuli sealt paremalt poolt üle ja on ilusti... Päev mõnusa pehme viskega korvi alla selle ongi 3 käes. Opsti. Joosepi kohta jah, see info, et see aasta pole väga palju mänginud, et... Ei ole väga näha olnud, aga ju siis on salatrenni teinud, et ikkagi... Võib-olla rohkem videosi vaadanud, vaata, et... Vahest on abiks, kui jätad sellise mängupausi sisse ja siis tuled värskelt rajale. Täpselt nii. Mehed vaikselt lähenevad siin. Kas sai OB sealt kätte? Nii, Enar sai küll, jah. Vaikus. Sättis tuule ka vaikseks. Just näed. Peabki tasa olema, peaks meil live ülekanne, ei tohi jutustada siin väga kui puti ajal, et vaata, Kristo paneb vasaku ääned sinna külje peale, hops. Ja vise. Hopsti. Ja alarauda. Siin on vähe krõbedam number tulemas. Rasmus sätib ka tuule vaikseks. Ütleme, mäetagusel on see, et kui selline väike vihm hakkab tulema, siis kaob see tuul ka ära, et kui seda vihma ei ole ja päike ilusti väljas, siis on tuul selline keerutav, et... mis vahest teeb seda mängu isegi põnevamaks. No, absoluutselt. No nii, et Joosepile pördi, Enarile ilus OB parr ja Rasmus ja Kristo lõpetavad kerge põugiga, et ei midagi hullu. 3 meest 0 ja 1 miinus. Noh, nüüd selline väike maiuspala, parr 5, 318 meetrit, 3. rada alles. Anna kuuma. Vaatame, kaugele need mehed viskavad sinna. Tundub, et kui selline tuulevaba on, siis saab siin korralikult peale minna. Peaks jõudma üle põõsa, on ju. No see oleks nagu esimene eesmärk, et meiesugused käivad siit eespoolt põõsast, et teiskaardi mehed peaks ümber viskama. On kuidagi tuttav põõsas sinu jaoks või? On. Eks on seal käidud ühel pool ja teist pool. Ja, et see põõsas on umbes seal mingi 90 meetri peal. No isegi lähemal. 86. Jah, just. 86, et selline võiks nagu jõuda visata üle nagu. Jah, Rasmus ka peaaegu, et koha pealt. Siuhti ümber põõsa. Täitsa sümpaatsed kohad neile teise viske jaoks, et sealt on juba võimalik edasi rünnata. Nii, Kristo vise jääbki otseks minema vist. Tuli vist ikka siis, ei jäigi. Ja, sai OB, jah. Ei saanud, sai ikka. Jah. Ahaa. Kas kordusklipp või... Margitil hakkas kaamera siin hakkima vahepeal. Jah, et või teeb ta juba topeltviskeid, et tundub, et ka teine vise Kristol läks OB-sse, et see on juba vähe suurem pahandus. Enar on ilusti lasknud muru ära niita täpselt selle kaugusel, kus ta viskas. Ja väga kenasti saab teise viskega juba järgmisel sirge algusse, kust on 90–100 meetrit olenevalt kohast. On siis korvini. Et see nuka peal olev ja näed, Rasmus käsi püsti nagu. See on nagu kolmese puhul, vaata, paned kolmese sisse ja on käsi püsti pool platsi tagasi joostas, et siis lõpuks tuleb meelde, et no aga see on hea, kui sellise vaibiga saad mängida ja viskad välja tulema. Nii. Ma arvan, et Joosep võib ka siin rahulikult käe püsti tõsta peale sellist viset. Ja näed, tulebki päike välja ja tuleb ka väike tuul.
meil siin kaarte segama. Kristol on see nüüd siis... Ei saagi aru mitme siis, jah. Läheb täitsa otse ründama. No see peaks olema kohal, selles mõttes nagu... Ja. Siit isegi võidab ühe viski veel tagasi, et kui oleks ringiga läinud, võib-olla on juba pikem maa. Nii, Enaril peaks olema natukene madal. Ongi nii. No need ütleme, need bännerid ja selline piire ikkagi natuke siin... No lühematel meestel segab väga seda puttimist seal. Puttimist küll jah, aga sa jätad selle lähenemise ka selliseks nagu kartlikuks niimoodi. Ja, kõrgelt ei julge minna, sest OB-dokid paistavad ka seal taamal. Täpselt nii, et Joosep sai ilusti ringi sisse. Enari läheb sealt... Rasmus võtab hoogu veel. Ja. Korv on ikkagi piisavalt kaugel. No vaata, ilusti paneb sinna. Mina arvan, see on OB. Ta juba viskas nii kaarega. Kristo saigi täitsa jump putile. 30 peale. Nii, pull sais. Sealt peaks olema lihtne. Rasmus nüüd vaatab, otsib ketast. Arutabki siin. Ketas seal. Näitab teistele ka, kus tal ketas on. Enar ei usu. Ei usu, jah. Joosep ka vaata, näitab siin käega vaata. Jah. Nii, Enar ikka ei usu. Vaata. Ahah. Siin natukene, ütleme nii, et vähe valesti on võetud see meeter. Tuleb võtta risti OB-joonega, aga siit võeti ikkagi kõva 80. Väikse nurga all, jah? Väikse nurga all, noh. Ja sealt oligi sealt selle pärast mööda panigi, et... No nüüd on see plakat on ees, et tegelikult on ebamugav puttida sealt pealt. No ei ole. Ei ole, jah. Tegelikult ei ole. Tegelikult ei olegi sealt ebamugav puttida. Hopsti. Enari käest korra küsima, kuidas ta seda teeb. Tundub, et poistel siuke väike närvipinge on ikkagi sees, et no selle küll lahendas Rasmus ära, aga ma arvan, ta ei ole selle OB-putiga väga rahul. Et... No eks ta plaanis selle eelmise ikka sisse panna. Just. Nii. Joosep ilusti lati alla. Kindlalt. Ohoo! Kristol siin OB8 lausa. Lumememm on selle nimi isegi. Rasmusel selline poolik lumememm 6 ja Enar ja Joosep 4, et... No teiskaardis lumememme sealt rajalt ei oota, ilmselt Kristo ka ei oodanud. Jah, see oli halb üllatus. Aga nüüd on aeg järgmiste radadega see tagasi võtta. Just, 4. rada, 99 meetrit ja... Ja ma arvan, et see rada on nüüd, kõik mehed võtavad pöördi siit. Ma arvan ka, et selline, nendele meestele kindlasti selline putteripõks, nagu öeldakse. Kuigi Enar vist on selline fairway käeulatuses nagu... Läheb sellise skipi peale, ma arvan. See ei ole üldse halb variant sellise madalaga skipiga sealt minna. Sai kenasti ringi äärde. Nii, Rasmus ka. Paneb otse peale. No siin läheb vaata isegi pöördiga raskeks. Jah, ei taba hästi liini, ma ütleks praegusti. Nii, Kristo teeb korrektuuri, aga eta seda kuidagi tagasi tulla. Lõpuks ikkagi tuleb ja kriips pikk, et no Rasmus oli jäi siukse 30 peale, et tuleb lihtsalt loota, et see ketas jääb sinna püsima, et sealt rolli ei saa. No, Kristo otsib siin sobivat positsiooni. Ma arvan, et sealt paneb ära ka nüüd peale seda eelmist. No tuleb panna ka. Ebaõnne. Tuleb tagasi hakata võtma, aga 3 raega andnud juba 4 viset ette, et siis... No nii, ma räägin. Väga kena sooritus. Üks vise kokku võitud. Absoluutselt. Joosep on ka seal. Joosep on jah. Männi kõrval. Jäi. No seal oli isegi, seal palvetadagi ei ole mõtet, et see ketas jah, et kas ta jääb seisma või ei jää, seda sa ei tea kunagi. Enarile kena pördi. Rasmus lahendab tõenäoliselt ära parri. No, Joosep teeb sama.
Joosep teeb sama ja Kristo sai ilusa pördi ühe tagasi, et Enar on siin ringi peale nüüd Joosepile järgi võtnud, et -2 ja -2. just, Teised mehed veel plussis. Tundub, et Enaril on päris hea hoog. rada 5, par 4 jälle, 218 meetrit. Ütleme nii, et hakkame minema jälle. Hakkame minema ja see rada nüüd küll nendel meestel eeldaks jälle siin pöördi lootust. Enari peaks olema ilus, peaks jõudma ilusti tagasi mängualasse sisse, et nojah, siin kõik on põhimõtteliselt ikkagi tagakäe mängijad, et polegi vist ühtegi eestkäed kätt siin veel näinud, et ütleme siis drive'imisel, ütleme, et see lähenemine lähenemiseks, aga siin jah, siin on nagu kindlam kindlasti minna tagakäega, et jaa, ilusad pikad visked paned otse teele ja piisavalt kange ketast. Et kui väga eestkäega ikka visata ei oska, siis pole mõtet proovida, et kui siin ikkagi kui on natuke antud, siis võid proovida, et räägib Jako Kend. Nojah. Nii, Joosepilt ka tundub ilus vise. Natuke kõrge. Tiba kõrge, et võis sinna OB joont minna nuusutama, et või kaugel sellest. Ja Rasmus teeb ka väga sümpaatse drive'i. Kõik peaks olema ikka väga heas kohas. No nii. Nii, kas on Joosepil meetri sees või ei ole? No pigem on, kui tal see ketas seal on. Vastasel juhul oleks ikkagi markeriga märkinud, et kettaga märkimine. Kettaga märk. Sellistel võistlustel ei tohi, jah. Hea tähelepanek. Ma arvan, et Joosepil on oma marker olemas küll. Ma kontrollisingi sind, et kas jälgid mängu siin või niisama loisen. Või niisama jah, loised siin köiega järgi mul. Aga vaata ilusad pikad visked, et seal on korvile lähenemiseks on puhtalt väike eestkäe põkse. Jah, väike tatsiga vise, et aga see jääb natuke kõrgeks ju. No, isegi juba kangeks, aga ikkagi ringis. Ja isegi lühikeseks. Et see oli küll natukene siuke amatöörlik viga Kristo poolt, et sellist viset oleks oodanud. No, Rasmus pargib ära. Just. Ja ongi ringist väljas, aga kui sul on putt hea, ma arvan, nagu Kristol, siis peaks jõudma korvile päris lähedale. Siin on 2 varianti, kas paneb sisse või paneb mööda. No kumba pakud? No, paneb mööda. No, ma oleks pakkunud sisse. Aga näed. Aga see Joosepil läks pikaks. Joossul jah, seal on pikaks läinud. Aga parr on veel võimalik. No pigem on. Ja ongi. Ja on. Ütleme nii, et ei hullu. Palume vaikust. Ja on sees. Hästi Rasmus. Ja jälle käsi püstis. Vaata nüüd teine käsi, vaata. Võib-olla emotsiooni jagub, et peale tõstis paremaga üles, siis läks vasakasi krampi, nüüd lõdvestas nagu vasaku käega ära, vaata. No, viskekäega ei tasu siin vehelda niimoodi, et erinevatel spordialadel erinevaid õnnetusi juhtunud siin õnnejuovastuses, et ikkagi pool rada või rohkem veel ees, et vaja selle parema käega mängida. No nii, jälle väike par 4. Nii, Enar pani siis eelmise raja kinni, jah? Jep, tõmbab päris ilusa siin OB joone poole. Näed. Keegi viskas tagasi. Sõbrad seal, ilusti seifis. Nii. Rasmusel tuleb ilus vise. Jah, et kui sa jõud juba päris nii kaugele, siis on sul täitsa hea vaade seal teiseks viskeks. Ütleme nii, et see sama väike märk, mis seal näha on, et sellest võiks natuke ikkagi edasi saada sellise klassiga mehed, et ja need. No, siin klassi on, see läheb sinna õõsa juurde välja. Ja, see läheb sinna ilusa vasakule, et isegi pole kunagi seal ise käinud ju. Ei, no teise viskega ikka. Ei, teise viskega ikka, jah. Sümpaatselt viskavad, et nii. See läks väga kõrgele või? Jaa, ei, aga hullu, et siit annab eestkäega toimetada küll.
ja päris mahe. Ei peagi nii pikaks viskama, kui seal. Jah, täitsa mahe. Eestkäsi on võtta ja viskad kurvi. Jaa. Enar siis sai õnneliku puukiki vist, et mis viskas selle kätte ilusti meile fairway'le tagasi ja nüüd Enar läheb siis sealt paremalt poolt väiksest august. Aga et drive'imisel valis siis lahja ketta, et tahtis ikkagi täiesti maksimumdistantsi siin püüdma minna. Aga kahjuks läks üle. No nii, nüüd ongi nad seal selles uudest vasakul veel, et kust võib-olla isegi on veel parem vaade. Ja sellise... Selle koha pealt on ikkagi juba lihtne läheneda sinna, et seal on koridor. Sealt lähened sinna kaskade juurde ja sealt jääb sul veel 15 minna, et nii on. Lähened korvi alla ja tõstad sisse. Rasmuselt selline päris huvitav ise, mida... Jah. No tundub, et on ringis sees. Jah, täitsa võimalik. Ja Joosep lahendab ära selle. No, näed. Võtab siin Rasmuselt õppust, et käsi püsti. Just. 3. pördi 6 rajaga, et ei ole paha. Ei ole üldse pahana. Kristo paneb ka kenasti sisse. Kristole ka siis pördi. Just. Et on saanud oma lumememme vaikselt ära tasandada. Nii, Rasmus paneb ka sisse. Ja, Kristol ongi ju 3 pöördit jutti, eks? Ei, ta eksis. Eelmisel eksis ikka. Ja näed, Enar jõudis päris kaugele ja kui oleks ära pannud, oleks Star Frame on meil, aga paraku ei pannud seekord. Ei pannud, jah, aga paneb äkki järgmise. Paneb. Nii on. Aga Enar ja Joosep see ring -4 peal ilusti, et ei saa -4 peal olla. No, aga on. Siin graafika läheb vetab ju minust. 6 rada oldud ja mõlemal 3 pördit, et see peaks olema ootama, arvutan kohe. Las ma teen kirjalikult. No proovi. Palju sa saad? Ma saan 3. Ja 7 rada. Kristo on rätiku pannud sinna. Ja, targa mängumehena nägi ära, et on libe. Jah, seal täpselt nii, et seal on selline mudasem ala, et mis on selle tiiala teinud natukene selliseks vesiseks, et seal on metsa vahel ka, et ega see tuul väga ei kuivata ka seal, et kui mingitel radadel, oi, kas see läks nüüd, tuli välja ikkagi. Jah. Et Taamal oli ka liiderpooli näha, mul tundub, et seal on... Ka seal filmiti kusjuures. Et Enarilt. See peaks olema päris see on isegi... üle korvi isegi. Ja rahvas väga ei plaksuta tavaliselt on nagu... Rahvas vaatab ühte teist mängu seal. Ju siis on nii hea vise, et... Jep. Kuidas sul, Jako, tundub, et siit teleekraanilt vaadates tundub üsna lihtne mäng? Tundub küll, jah, et ise jõudsin ka sinna piiri peale, et jõuda sinna, et... Sa mõtled, kas teisele päevale said või ei saanud? No teisele päevale ikka sain, jah. Teisele lasti, jah? Jah, näed, Joosep lahendas siin juba järgmise pördi ära, et pika puti... näed, kus on Enar pand ikkagi. Nii palju pikemaks. Ja, absoluutselt. Saab steppida ja apsti. Ja seal üks fänn plaksutab valge nokamütsiga. On tulnud seda puule siis kaasa olema siia, et... Ja Kristol putt läheb praegu. Absoluutselt. Väga okei. Ja, jällegi. No nii, jälle mehed -4 peal. Just, jälle -4 peal, jah. Rasmus võtab ka ära, et oma 3. Ja Kristo on ilusti tagasi parri saanud, et nüüd on nagu mäng hakkab, et... Alguse ehmatus on möödas, siit on võimalik tõusta. Ja Joosep on päris head mängu tegemas, et on sinna pedestaali lähedale hakanud vaikselt jõudma, et eespool poisid väga suurt miinust ei ole mänginud. Väga suurt miinust mänginud ei ole. Päris hea võimalus seal
seal kannule astuda. jah, kuigi meil on 1/3 mindud, et minna on kõvasti ja põnevaid radu veel tuleb. Nüüd täitsa nagu üllatavalt läheb Joosep siin eestkäega, aga mängib kindla peale. jah, pigem lihtne 4 kui kerge 3 on ju. Ei, sealt peale eestkaliini ikkagi on väga, ütleme, need mehed viskavad teise viskega seal ikkagi korvi alla ära. Ja seda nad võiks teha, Olen isegi näinud, et on visatud. On jah? Oled ka Kah- ise maitsta saanud pöördit? Jaa, kusjuures olen päris pika putiga saanud sisse, et sealt korvist olen vasakule jäänud ja sellise 15-16 pealt olen siiski ära lahendanud need asjad, et seal nagu ei ole midagi jätnud juhus oleks, et kui on ikkagi välja mängitud koht, siis tasub nagu proovida, et Ei, proovida tasub alati, isegi kaugemalt. Kristo siin avavise natuke ebaõnnestus, aga õnneks saab teise viskega tõenäoliselt täitsa Ja paneb päris hea vika viske. päris hea vika viske jah, Et saigi sinna 15 peale kuskile või tiba rohkem? Tiba rohkem jah, 25 peale, et ja Joosep läheb teine kord keeskäega, et ei ole üldse halb. Vaat sinna, kus täpselt Joosepil see ketas maandus, on ka minu kettad üldjoontes maandunud, et Sealt saab tõesti proovida juba. saab. Nii. Rasmusel siin feidib natuke vasakule, aga tuleb õnneks alla ja seal on rohi piisavalt madal, et leiab selle ketta ilusti üles, et lost iski ei saa, et Park on ilusti ära ka niidetud, et siin ikkagi leiab üles need. Enal proovib ka sellise üleminevaga minna tagakäega. Väike vastutuul nagu tundub, et kõik lähevad nagu sellise nagu võrdvalt vasakult poolt, rohkem kaarega, et ei riski väga korvile minna, et Lipu peal on näha, et vastutuul täitsa olemas. just, Kristo on siis Kristo viskab, siis ei ole. Siis on lipp paigal. jah, peale avaviset Kristo ikkagi päris hästi selle lahendas ära, et parr ei ole üldse halb siin, et ta peaks olema ikkagi suhteliselt selline raskemapoolsem rada siin, et Ta eeldab ikkagi 2 väga head nii-öelda avaviset ja teist viset, et saada sinna ringi piirile. Joosep on ringist väljas. Oi, paneb ära, super. Siit jookseb ilusti praegust. Joosepil siis see ring nüüd -5 peale. -5 peal juba jah, et juba kokku siis -16, et siin Enar paneb ära, Enarilt parve. poole raja pealt peaks vaatama siis nagu enam-vähem seda Ootame liiderpooli ka siia poole raja. jaa, et üldse vaatame peale järgmist rada, et kas me näeme, kus maani Joosep tõusnud on, et aga 9. rada, Saare rada siis. Et vaatame, kuidas mehed mängivad. Joosep läheb siis ülevalt, tundub. Siin on kõik taga vennad, et tundub, et kõik lähevad seda sama liini, et peaks kukkuma sinna potsti, jah. Potsti ilusti ringi sisse. Sinna 6 peale ja sealt putt sisse ja nii see elu käib meil on ju. Nii, Kristo läheb samamoodi. Tundub, et töötab see kõigil. Töötab see. Väga hästi. See on ikka väga ilusti. Nii, Enar vaatab sama joont. No nii, vaatame. Ja kukub. Ei kuku. Ei kuku. Äkki see Rasmusel kukub. Äkki Rasmuse ketas kukub enne. Läheb kuidagi rohkem otse peale, et väga huvitav variant. See võib olla isegi sees. Võib olla isegi sees, jah. Siin on tehtud seda ringi vähe natuke suuremaks, et Enar paneb siukse liblika, et ega see ei saagi sisse minna. Aga pani bullsaisse ära. Just. Rasmus jäigi sisse.
siis selline 10-8. 11 pealt. No nii. Käsi püsti, ei tõsta. Ei tõsta, aga see oli ilus putt, see oli väga ilus. Väga julgelt ja nii, No nii, Joosep on hoos. 6 alla. Nii, Kristohtas toob käe vasak sinna ja küki ja hopsti. Mul on see rituaal selge, kuidas ta seda teeb, et siin ei ole nagu mingit küsimustki. Proovid ka ise võib-olla treeningut teha? Kindlasti mitte. Mõni kükk ikkagi enam ei saa enam, et ütleme, et... Kükki saada, aga püsti ei saa, et kükist välja saamisega on raskus. Jah. No 10. rada. Põlved lukustavad. Jah, siin peaks olema natuke... Oi, kas nüüd läks? Aga hoiab ilusti otsa, ta läheb sellest, loiseb sisse. Ei loisend. Tundus, et tahtis rohkem kaarega minna, et läks ketas käest vara ära. Aga ütleme nii, et sellelt rajalt parr on ikkagi väga okei, et muidugi siin Chase Cardi poisid peaks nagu ikkagi ründama jah, sealt seda oobeala on ju nagu Kristol nüüd. Nii, tundub, et gramm läks välja. Gramm välja, jah. Ja kõigil näed lööb ikkagi see tuul, vastutuul on ikkagi nii kõva, et... Rasmusel jäi küll sisse, aga kettalennust oli hea näha, et tuul võttis enda kanda. Enar paneb sellise vähe tugevama ja kangema viske. See on päris hea, see saaks mõnusa skipi ka ja ongi ilusti... Kõik on sinna kivid ette pannud, muidu oleks 10-40 peal. 7 peale saanud. Jah, 10-40 peal. Kristol ikka OB, et... No kindlasti ta seda siin ei oodanud, et ta sai täitsa ilusti mängu tagasi juba. Ja siit lihtne jumput või selline, no just öelda, mis see siis on, et jah, siin tarkade mängijatena visatakse nagu alla tuult endale see ütleme siis see puttimiseks jälle. Vaatame, kas Enar paneb ära. Kas on jänku või on karu või? No, pigem on livlikas. Pigem on selline nagu, noh, jah, selline väike öökull. Ai. No vaat on seal niimoodi, et sa nagu selle 10-11 joone peal pead olema siin rajal niimoodi, et ega... Sealt sa lähed proovima. Sa lähed proovima, sa pead julgelt proovima, ja kui sa paned nagu mööda, siis oledki täpselt seal teisel pool 6 peal, et siin sa ei saa teha niisugust nagu poolikut proovi nagu, et... No nii, mis meil siin on siis? Joosep -6 ringiga, kokku -17. Jah, no bogey, et tuletame meelde, et Mauri Vilman alustas, kes liider oli -19 pealt, Albert -18, Silver -18 ja Asko -12, et praegust mulle tundub, et Joosep on ilusti jõudnud Askost mööda ja Mauri pole ka nüüd see ring kõige paremini nagu alustanud, et Mauri on kõigest selline parris meil, et Ahah, kas siis praegult ongi Joosep siis juba 3. Ei, või 4. meil on tõusnud? Neljas, et siin Albert on samamoodi ilusti -6 peal, et tundub, et mängib kindlalt mängu. Jah, oma teed minemas, aga ka Mauri ja Silver on sellises parris nüüd esimese poole peal, et peale 9 korvi, et Joosep on jõudnud jah, neile sinna kannule 1-2 viske kaugusele, et ja nagu sümpaatselt mängib midagi ei ole teha, et no see läheb ka veel peaaegu isegi, et aga tasus proovimist, et kui sa tegelikult saad sellise hea tunde sisse, nagu Joosepil on ja noh, see annab sellist hoogu isegi juurde, et sa tead, et sa saad seal liiderpoolile nii-öelda kannule. No tõenäoliselt, vaata, kuna vahe oli tal ikkagi 7 viset siin medaliga, siis
läks temast täiesti pingevabalt mängima ja nagu näha on ka selline naeratus näol ja pigem selline nagu väike selline ütleme suva siis eesti keeles. Mitte küll, selles mõttes suva, et tulemust. Lähed ilma sellise suure pingeta mängima, et tulemist tuleb. Et praegust minu arust pole nagu ühegi viskaga eksinud, et ei ole ei putiga ega... Jah, 5. raja OB päästis 4. ära. See on täitsa okei, et seal rajal seda vahest juhtub. Absoluutselt. Nüüd jälle selline põnev rada, kus meie poistel siin tõenäoliselt kõik võiks jõuda korvi alla nagu. No ma usun, et kõik ikkagi ringi sisse viskavad siit ära, ja tagakäe mängijana see on selline. Just, et tuul täna vist otseselt ei soosi, et on sealt kriips vastu ja vasakult paremale, aga üldjoontes, kui siin tuul on paremalt vasakule, siis see on nagu... Ja kannab ilusti veel sinna tahakäega, et... Saa sellest lipust veel aru, et... keerutab nagu, et Kristolt väga kena vise. Joosep vaatab päris taevasse sinna, et on hästi kõrgele. No nii, pilvedeni pani peaaegu välja. Ja Oi, seal, Joosep peab sinna roomama sinna, et temasuguse pikkusega ikkagi lööb pea ikka korralikult ära, võib-olla isegi puusad. Peab põlvelt putti proovima. Jah, puusad. Nii, Enaril nüüd midagi juhtus, aga mitte midagi. Nii, et pikaks pani. Jah, pin hai, 12.76. Minu selline, ütleme, järgmine liblikas, et... Ei saa korralikult seda spinni peale. Ja minust oligi, Enar ongi selline, tal hobi ongi neid, korjab liblikaid ja kuivatab ära ja paneb raamatute vahele neid. Nii, jah. Ja, et sellepärast ongi tal, et käed värisevad samamoodi nagu liblikul. Tiivakesed. Viljeleb sama stiili. Viljeleb sama stiili, jah. Nii, Kristal ilusti pördi sees. Paks käes, jah. Just, nii. Ja oligi. Siin ei lööndki pead ära. Ta juba roomas sinna, vaata. Aga käsi on püsti, et... Just. Roomas sinna ja siis ta tõusis kiiresti püsti nüüd põlve pealt ja olemas oligi. Enar on juba mitmes kord juba rikub selle Starframe'i ära, et mis toimub, on ju? No, ta sai siin nüüd paar pougid ka vahele, et tal võib-olla on selline väike frustratsioon sisse tulnud. Et alguses läks ju väga hästi. Nii. Oi. Hopsti. See on nüüd see rada, kus siit aknast tuleks läbi visata. Siit oleks mõistlik, jah, ütleme ikkagi läbi saada, et siin väga nagu eksida ei tahaks, et ja Kristo teeb... Tast nüüd ei näegi. Jep, nüüd näeb. Peaks olema... See on päris hea distantsiga visata. Absoluutselt. Nii, Joosep läheb eestkäega. Õige otsus, ma ütleks. Mis sa siin eestkäe mängijana nüüd hindad, et kuidas vise välja tuli? Selline rahuldav 2+, et ei ole just kõige... No jääd rollis veel. No 2+ on selline, et jääb klassikursust kordama, et kindlasti peab uuesti proovima. Et võib, annan oma telefoninumbri pärast, saadan Joosepile, et võib tulla kooli, et... Enar läheb siit ümber puude. Mul on praegust kõik treeningud kohad vabad, et... On jah, sellist suuremat rabelemist ei ole siin treeninggruppidesse toimunud. Mul on kolmapäev vaba, neljapäev, reede, siis oli mul laupäev, pühapäev vaba ja vist esmaspäev, teisipäev olid ka vabad, et... No, olgem ausad, reede õhtus oled ikka kinni. Muud ajad on vabad. Jah, kinni või džinni, mis ma kumbas. Nii. Joosepil jäi jah, see esimene eestkävise lühikeseks. Kasutab huvitavat liini sealt teist poolt kahte puud. Ega sealt olegi mõistlik rohkem nagu pungestama minna, et pigem võtta see kindel parr ja... No kohe näeme, kus ta välja jõudis, et sealt tegelikult võis päris hea vise tulla. Jaa, et näete siin ka Leaderpooli fänne, et on tulnud väikse Albert Bazooka sellise plakatiga või... No nii, Enar läheb väga agressiivselt ründama, et... No kui ei lähe, ei tule, siis see proovib vahepeal jõuga.
tundus, et proovis nii, et on ringi sees. Nii kaugele nüüd Joosep jõudis siin. No pigem kaugele ikka, et pigem jah, võtab siit ikkagi parri, et 7 on praegust alla, et ei ole mõtet siin väga nagu riskida, kui nüüd see sisse ei lähe. Tundub, et läks proovima ikkagi. Jah, et väga ilusti. Jah, kui oled oma sõiduveesega, siis siis ei tasu mänguplaani muutma. Jah, täpselt nii, et siis tuleb iseenesest sisse välja, et isegi iseenesest lähevad sisse. Täiesti võimalik, jah. Siit on näha. No näed. Enar pani ära. Enar võib-olla vaatas. On jällegi sõiduvees. Võttis taskust oma selle liblikate raamatu, kus tal oli ja vaatas, et see asjad üle ja. Nii, parriputt. Väga hästi Joosep võtab selle sekundi 2 kauem ja ei jäta midagi selliseks, ei lähe nagu lohakalt tegema, et no Joosepil on endal ka hea tunne sees, et teeb head mängu. Kui kindlalt käsi püsti ja nii on. No nüüd on selline natukene, võib-olla ütleks, et eestkäega oleks mugavam visata, aga meil tagakäe poisid. Enaril ei ole vahet, ta viskab tagakäega ka välja. Ei, viskab kindlasti välja, aga sellest pole kahtluski, et võib natuke lihtsalt üle minna ja sinna paremale poole õunapuu alla, et siis pole sealt just kõige eksklusiivsem vaade. Kas me Kristolt ei olegi eestkäe drive'i näinud? Eestkäe drive'i vist ei ole näinud jah, ja see tundub ikkagi väga hästi. Hea jah, rahuldav. Ja ma arvasin, et Joosep viskab eeskäega ja seda teeb. Ja ta viskab väga ilusti selle. Läheb õrnalt veel üle ja tuleb ilusti tagasi vist. No tuli, see on ikkagi ringis. Jep. Rasmus läheb nagu kõik, mulle tundub nagu kõik madalaks või selliseks jõuetuks nagu, et kriips jääb puudu. Kriips jah, puudu, et see on ikkagi nagu kõik putid on sellisel ringist väljas, et ja siis on selline nagu on ja nagu ei ole. On nii, et saad minna proovima, et jah. Aga sealt on ikkagi raske. No Enar on ringis sees. Jep. No nägid. Tundub, et jah, selle Pani ikkagi ketta keerlema ja kohe sees. Kenasti ilusti korvi põhjas ja saab plaksutada ja nii Kristol ka olemas. Ja näed, isegi Joosepil väga ilusti. 6 peale ma arvan, paneb ära. Siin ei tohiks. No, täpselt nii ja 8 alla. Tubli. -19 ja Rasmus paneb ka ära, -19, et siin kas hakkab juba varsti 3. kohale kannule? Kohe vaatame siit natukene, et piilud korraks mängutabelisse sisse. Ja. Rada 14 oli meil mängitud ja Silver on siin vaikselt too üles saanud. On hakanud mõned pördid võtma. Jah, Mauril on siin läinud natukene nihu, et võtab parre ja põugisi meil ja Maurist on juba saanud mööda Joosep, et Joosep on hetkel siis 3. kohal, et täitsa medalikursil täiesti nagu uskumatu, et Enar siin pani esimese viske sinna harjutusväljaku poole ehk OBS-e. Kristo tegi väga ilusa pika viske. Seifi Joosep nüüd kangutab ka omale. No nüüd on kellu. Nüüd on korralik kellu. No, Rasmus on nüüd 3 viset ära näinud, mis valiku teeb. Läheb sellise safe play peale. Just, madalalt otse ja selline sinna alla lohku, kust on väga hea võimalus edasi minna. No siit on nüüd Joosep läheb viskama korvi alla. Nii. Ja apilt on lühike. Tegi veel sellise rolli ka, et ta sinna alla kuidagi jäi, et ei tea, kas et dokid on küll teisel pool seal, et kas ta skipiga on võimalik alt läbi saada küll, aga ja täpselt plakatisse. Jah. Kes see need plakatid sinna pannud on? No ma arvan, et korraldajad ikkagi panid. Mille jaoks? Mille jaoks nad rikuvad ära nüüd need mängud? Näed? Mille jaoks?
jah, siin oleks rahulikult, oleks kus sa maid, kui Kristo on ikka väga kaugel. Ja nüüd kindlalt sisse, aga jääb. jääb jah. No nii, siin nüüd mõõdavad, aga see peaks... siin ei ole midagi väga vist siin ei ole midagi mõõta, jah, siin on kindel auto, et... Dokid on nii-öelda seespool. Jah, dokid on punast värvi, mitte sinist värvi. Kuigi sinist värvi on ka dokid, on ju, mis hoiavad neid. Jah, tekib küsimus, miks need punased dokid. Jah, aga näed, jah. No, nüüd saab hoo sisse selle putile. Hea proov, ütleme nii. Aga siin on nüüd... Ei saa, aga äkki on sees. See on äkki sees. See võib isegi sees olla, jah. Ei tea, jah. Nii. Ja siin läheb mõõtmiseks. See on siis Rasmuse petast. Jah, et siin natuke kaamernurk petab, ei saa aru, et vaatame, kuidas otsustavad. Ei tea, jah. Siin tean isegi, et on päris pikalt siin arvutasid. No, ja paneb ära. Paneb ära. Kohe vaatame tabelist, kuidas otsus oli. Ei, Kristo ei julgenud, jah. Kuigi putt oli hea siin mängu varasemas faasis. Aga Joosepil oligi siis sees, kuna esimene vise oli OB-s, siis tegi kolmandat sealt, jah. Ja Enaril... Ja Rasmus on ka siis ikkagi saanud OB4, jah, et... No nii, rada 16. 3 rada jäänud. Läheb põnevaks. Või siis mitte. Ei, kindlasti läheb, et kui Joosep sellist mängu nüüd teeb ja viimased rajad siin ikkagi pöördid võtab, ma usun, et ta on täitsa seal nii-öelda medalikursil. Kristo ilusti mäe jalamil. Rasmus paneb ilusti väikse... Liiga väikse, aga jõuab ilusti alale sisse. Ja... Nii, mis valiku teeb Joosep? Teeb sellise valiku, et paneb sinna mäe jalamile välja. Jääb puude vahele kinni, aga saab sealt proovida. Jah, sealt saab 4 kindlasti mängida. Ükski mängumees nüüd ei läinud sealt viskama, kus rada ette näeb seda. Jah, see Tiiala, milleks see Tiiala tehtud on, et kõik lähevad. Tiialale oli ka ilusti laiendus tehtud, mis selles mõttes ohutuse tagamise mõttes on nagu õige. Nii. Ja poeb sealt metsa vahelt läbi. Jah, et Joosep ilusti saab üles, peaks järgmisel viskel korvi nägema. No, Kristol pigem on ka ikkagi... Pigem on väga hea, jah. Enar siin pingutab samuti. No pingutab hästi. Ilusa viske välja, väga ilusa viske välja. Kristo Jurraki. Jah, Alaraud. Alaraud. 4 on ikkagi hea, et midagi hullu ei ole. Juurde ei tule ja läheb. Ai. Ei söönud ära. Aga ütleme jah, Enar on nüüd viimased 4-5 korvi ikkagi selle putti saanud jälle ilusti... Ütleme, et lendama. No nii, Joosepilt selline esimene, nagu ütleme, väike eksimus, et... Kas võis olla, et pisike närv tuleb sisse sinna? Võib-olla hakkas esimest korda tulemusi vaatama, et ei tea, et... Seda nüüd tõesti ei tea. Jaa, aga Rasmusel ainuke pördi ja teistele parrid ja lähme siis edasi, -7 peal. Et siit on... 2 rada minna siis. Just. Ja kõik mehed on miinuses. Joosepil kokku -18. Kui liiderpuulis, mis need seisud on seal? Seisud on sellised, et Silver on -20 peal, et Joosep ja Albert on ikka päris pikalt ees juba, et Albert on juba -27 peal. No Albert on ikkagi kindlustamas meistritiitlit. Silver on 2 viskega siis Joosepist ees, et... Mis läheb veel põnevaks, et kas Silver hetkel on siis rajal 15, kus võib
Silver juba 16. rajal juba, jah. 16. Jaa, et Silver võttiski 15. pördi ja ongi ilusti miinus 20 peal. Mauri on kahjuks ära kukkunud siin, et Joosep pani siin rajal ka ilusa, et sealt on pördi lihtne tulema. Mauri on miinus 16 peal ja Leaderpoolis oli meil veel ka siuke mees nagu Asko Krais, et Askol on ka täna ikkagi natukene siin lappama läinud. Aga see siis tähendab seda, et Joosep on 3. kohal hetkel. Praegust on kindlalt 3. kohal, et siin ei... Ja vahe teise kohaga, eks... Nägid? Vaata, kui lippadi loppadi, see käiks jälle see... Läks liblikaid püüdma. Joosep on hea kahe viskaga Silverist maas, et kui nüüd ära lahendab selle, siis on... No siit 3,5 pealt ikka lahendab. Lahendab ikka ja ühega maas Silverist. Ja samamoodi Silveril ka 200 minna, et Silver võttis 16. ka parri, et täitsa läheb põnevaks siin viimase raja peale. Läheb põnevaks, et... No Silveril on siis siia rajale veel tulla, et mis ei ole väga raske. Temasugusele mehele peaks olema selline. Kas pördi või... Rada 18. Või parr. No nii siin. Joosep teeb veel koristustööd ennem Rasmuse viset. Nii. Ja siin tundub, et poisid oskavad seda rada visata. See peaks olema päris seal sellisel... No sealt on veel minna. 20 peal, 15-20 vahel. Nii Joosep näitab, kuidas ta tahab visata. Katsub veel pakku. Tundub kuiv. Ise puhastas. Näpuvahed tuulutame kuivaks. No tundub, et näoilme järgi läheb alla viskama. Nüüd on jah, nüüd läheb. Ega tal siin mingit muud varianti Silveri vastu ei ole. Tõmbab otse peale, kas flipab üle? Ei flippa. Kas jõuab ala... Läheb. Kas jõuab alale sisse? Nii. Ei, post. Kas elektripost päästis või? No hetkel tundub niimoodi, et sealt oleks võinud skipiga ikkagi minna sinna asfaldi peale. Ja siis veel rollis veel sinna puu taha, et ega nüüd ütleme maailma kõige parem koht ei ole, aga kindlasti ka mitte halb koht. No kolme mängimiseks on täitsa võimalus seal. Just, et aga see peaks eeldama Silveri väikest eksimust, et talle üldse järgi jõuda, et Kristol ka ilusti alal sees ja ma arvan, et Enar läheb siin midagi tõelist hullu tegema. Midagi ta sepitseb siin. Ta ei ole ka lihtne poiss, nii. Ja tuleb väga ilusi. See läheb ikka päris kaugele. No, küll mitte nii kaugele kui Rasmusel, aga no nii. Sul on õigus, aga see väga lihtne ei ole, jah? Siin sügatakse pead, et siin ei ole vist nagu... Sellist liigutust ei olegi varem. Vaatan, parem, ei sinna ka ei ulata. Küll pikk poiss, aga no see puuasi on ikka nagu väga... No siit on ikka ju mingi 25 korvini, et... Ja nagu valesse suunda üldse. Mis asi see? Ja paneb ära talle. No me... 2. Eagle. Kule neid... No super. Täitsa... Oota, aga nüüd tegi ta ikkagi Silveri elu natukene raskemaks. Nüüd ta läks praegu seisu, kui Silver pole seda rada mänginud, on Silverist ühega ees juba. On juba, jah? Jah, et Silver võttis eelmisel parri ja... No Enar proovib ka siin Eaglit. Jah, et ossa ütled. See hea liigutus oli nagu, et täitsa nagu päris kohutav koht, et nii Kristo ka Eagli-puti peal, kõik olid Eagli-puti peal. Nii, Kristol peaks olema lihtne pördi siin sisse tõsta. Ja tõstiski siis parri sisse. No see on juba ebaõnne, et otse tagasi... Tal käis täna kuidagi see nagu Ameerika majad üles alla, et ta oli nagu hea, siis oli leitsa halb, siis oli jälle hea, paar halba ja Enar Kristo siis -3 ringiga, Rasmusel -6. Rasmus ka peale päris. Ja Joosep teeb väga ilusa. 10 alla, -21
ja Silver võttis viimaselt pördi ja Joosepiga viiki, et siin tehakse pilt juba. Tulemused Joosep teine ja nägemist. Aitäh sulle, Tarmo, ja kohtume järgmine kord siis. Ja, näeme jälle, Jakob. Tšau. Tšau.